Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Egon Kaur, just nägime, auto sõitis treileri peal ralliparki. Võistlus lõppes suhteliselt õnnetult, et mis seal kiiruskatse täpselt juhtus siis? Jah, kiire parem vasak siis natukene aeglasem ja aeglustamise pealt siis keerates natuke rööpa pealt, siis kohe nina ei reageerinud ja läksime lahtse peale ja siis juba saba liikus kraavi poole ja üritasime küll päästa, aga kahjuks ei tulnud tagasi sealt enam. Oli Mats kõva, saite ise ka haiget või midagi hullu polnud? Ei, õnneks oli selles mõttes nagu kraav oli nii-öelda pehme, et see võsa, mis seal kraavis oli, võttis järjest selle hoo kõik kinni, et mingit sellist suuremat pauku tundub, et läbi ei käinud. Et pigem hakkasime kohe tegutsema, et järgmisi hoiatada. No kas võib ütelda, et võib-olla oli süü selles, et on viimasel ajal ikkagi vähe kogemus nii kiire autoga või see lihtsalt õnnetu juhus? Kindlasti see mängib rolli jah, selles mõttes eriti ju, kuna ju tavaliselt rallidel just seda teist läbimist saad vähe, et siis võib-olla taas jälle mingisugune olukord, kus võib-olla varem ei ole olnud. Ja üleüldiselt ütleme, see hommik nagu ei hakanud meile just kõige õnnelikumalt, et püüdsime kohe kuidagi meeskonnakaaslane samamoodi esimesel Raanitsa läbimisel sattus kraavi ja ta vist äkki 10 minutit seal veetis, sai välja, aga täpselt meie ette. Ja siis me 6-7 kilomeetrit ja istusime tema taga, et kaotasime sinna kohe mingi 7-8 sekundit ära ja siis nüüd teine Raanitsa sai kuidagi meile saatuslikuks. No kas, kui rääkida nüüd enne seda õnnetust, kas mingisugune selline võistlusrütm hakkas ikka sisse tulemast, ajad justkui hakkasid nagu paranema? Jaa, ei, selles mõttes juba 3. katseks Kanepiks oli täitsa juba selline tunne täitsa okei, et seal ei ütleks küll midagi, et väga kehvasti oli, et aeg oli ka okei. No kas läheb veel sõiduks või mis saab selle autoga praegu? Võtame selle auto puksiiri pealt maha ja siis hindame olukorda, et siis vaatame edasi. Selge. Aitäh.